kuulaks ka tänase päeva siis viimast ettekannet. Külli Siim, ameti õigusosakonna juhataja, räägib selle kogu protsessi üsnagi tegelikult juriidiliselt keerulisest menetluslikust poolest, aga see on ka väga oluline, et me jõuaksime seda kõike teha õieti ja niiviisi, et kõikide õiguseid oleks arvesse võetud. Nii et Külli, kui sa oled valmis, siis kuulame. Nii, tere ka minu poolt. Ma nüüd katsun, kas ma saan jagamisega hakkama või pean küsima abi. Ja räägin natukene sellest õiguslikust poolest. Nüüd tundub nii, et see põnevam osa oli nüüd ära, et lähme siis võib-olla natuke sellise kuivema osa juurde. Paneme seda puslet, proovime kokku panna, et kus me siis oleme ja mis see kõik kokku tähendab. Mis on need õigusaktid, millest me lähtume, kui me hakkame seda menetlust üldse läbi viima? Selleks, et midagi kas kaitse alla võtta või kaitse alt välja arvata, peame me lähtuma seadustest. Ja põhilised seadused, millest me lähtume seda tegevust tehes, on haldusmenetluse seadus ja muinsuskaitse seadus. Haldusmenetluse seadus, ma võib-olla hästi lühidalt ütlen ka, et paljud teist kindlasti on kokku puutunud, paljud mitte, on selline raamseadus, mis hakkas kehtima 2002. aastal ja mis oli suunatud siis kodaniku elu parendamisele ja riigiga suhtlemise hõlbustamisele, mitte siis riigi ainult, ka omavalitsuse ehk avaliku halduse asutustega suhtlemise hõlbustamisele, et kõik oleks lihtsam, läbipaistvam, arusaadavam ja inimesele võimalikult vähe tülikas. Ja haldusmenetlusega me tegelikult puutume kokku palju rohkem, kui me võib-olla tähele paneme igasuguste tegevustega, olgu see siis mingite toetuste taotlemine või midagi muud, ehitusload, planeerimine nii ehk nii, et kõik see on haldusmenetlus ja sama kehtib ka muinsuskaitse kohta ja üldine loogika on siis selline, et haldusmenetluse seadus paneb paika üldised raamid, mis kohalduvad kõikidele menetlustele, olenemata nende sisust ja muinsuskaitse seadus on see, mis siis paneb täpsemad reeglid paika igas valdkonnas eraldi. Ehk et ja lisaks veel kultuuriministri määrus, mis on siis seadustest nii-öelda natuke allpool asuvam õigusakt, enne kõike siis määrus, mis paneb paika mälestiste liikide muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid, ilma milleta kindlasti seda protsessi ka läbi viia ei saa. Nii, menetlusest siis üldiselt muinsusmenetlusest kui sellisest. Nii mälestiseks tunnistamine, samuti mälestiseks olemise lõpetamine viiakse kõik läbi haldusmenetluses. Haldusmenetlus on siis oma põhimõtetega läbiviidav menetlus, nagu ütlesin, just nimelt kodanikule suunatud, et tema elu lihtsustada, aga olulised märksõnad seal on juures kaalutlusõigus, kõigi oluliste asjaolude arvestamine, eesmärgipärasus, kiirus, lihtsus ehk kokkuvõtvalt siis läbipaistvus. Ja see tähendab ka seda, et iga objekti hinnatakse siis ikkagi ühtsete põhimõtete alusel ja otsuseid ei tehta nii-öelda uisapäisa ja kuidagi subjektiivselt ja selle menetluse loogika taga on ikkagi see, et oleks ka kõikidele neile, kes võib-olla väga täpselt õigusega igapäevaselt kokku ei puutu, aru saada, miks just selline otsus tehti. Mälestiseks olemise lõpetamise eeldused on tegelikult pandud paika seaduses ja välja on toodud mitmeid tegureid, kuid võib-olla käesoleval juhul siis, mida siin rõhutada tasub, on just nimelt, kui ei vasta riikliku kaitse eeldusele objekt.
No näiteks olukorrana võib välja tuua, et kui mõnda mõisa on aja jooksul ja võib-olla mingitel erinevatel põhjustel juba nii palju ümber ehitatud, et see väärtuslikum osa temast, mille pärast ta kunagi kaitse alla võeti, on kadunud. On tehniliselt halvas seisundis, on järgmine kriteerium ja selle parandamine põhjustab asja autentsuse kadumise. Antud juhul jällegi võib-olla näitena saab tuua seda, et on tegemist hävinud hoonega, mille puhul ka võib-olla puuduvad nii täpsed andmed, milline see hoone kunagi oli ja selle taastamine autentsel kujul ei ole võimalik. Ja ilmselt ka mitte siis enam põhjendatud. Aga nagu ütlesin, kõiki neid asjaolusid hinnatakse siis ükshaaval ühtsetel põhimõtetel. Menetlust viib läbi Muinsuskaitseamet ja menetluse algatamisest teavitatakse kõiki osapooli, eelkõige siis mälestise omanikke ja see teavitamine on personaalne. Et ei pea otsima ajalehest või kuulama raadiost või kuskilt, et kas menetlus on alanud, kui on ikka konkreetselt omanikega tegemist, siis nendega suheldakse otse ja personaalselt. Kohalik omavalitsus, kus mälestis asub, ka väga oluline tegelane. Ka nendega võetakse ühendust, teavitatakse menetluse algatamisest ja valdkondlikud riigiasutused ennekõike siis, kelle valdkonda seal võib see mälestiseks olemise lõpetamine puudutada, nendega võetakse samuti otseühendust. Menetluse käigus siis selgitatakse välja kõik olulised asjaolud, kaalutakse erinevaid huve, avalikke huvi ja kaasatud isikute huve ja hinnatakse siis, kas kaitse lõpetamine on põhjendatud või ei, samamoodi siis, mis puudutab kaitsevööndit ja koostatakse kaitse lõpetamise käskkirja eelnõu. Selle käskkirja puhul on tegemist haldusaktiga. Et korraks tagasi hüpates siis võib-olla välja tuua veel see, et haldusmenetlus on siis haldusorgani, kelleks on siis riigiasutused, samuti kohalikud omavalitsused, nende tegevus, mis on suunatud siis käskkirja andmisele, milleks on haldusakt või siis see võib olla ka mingi muu otsus, kas või otsus. Täpselt samamoodi haldusakt, millega siis tekivad mingid mõjud isikutele, kes on siis konkreetselt ära määratletavad. Et käesoleval juhul see käskkiri, mis need tingimused paika paneb, näiteks mälestiseks tunnistamise puhul, samamoodi lõpetamise puhul, kus ütleme, nõuded kaovad, tegemist on haldusaktiga. Nii. Ja eelnõu saadetakse tutvumiseks omanikele, teistele menetlusosalistele. See on nüüd see etapp, kus on juba paberile pandud kaalutlused, põhjendused ja kõik täpsemad asjaolud, mis siis mängivad rolli mälestiseks olemise lõpetamisel ja see eelnõu saadetakse omanikele tutvumiseks ja antakse piisav aeg arvamuste esitamiseks. Selles etapis siis on teretulnud kõikide ettepanekud, tähelepanekud ja muud arvamused, mis siis on võimalik meile saata ja mida me siis hindame, võimalusel arvestame ja mitte arvestamist siis põhjendame. See jooksis siin juba eelmisest ettekandest ka läbi, et kõike arvestada ei saa, küll aga kui ei arvesta, siis tuleb põhjendada ja öelda otse, miks ei saa arvestada. Seadus näeb ka ette selle, et kui pärast menetlusosaliste ärakuulamist ehk siis sedasama arvamuste esitamist, ettepanekute esitamist selguvad asjaolud, mille tõttu lõpetamine ei ole põhjendatud, siis menetlus lõpetatakse. Sellest teavitatakse kõiki menetlusosalisi. Ja me teavitamisel kehtivad ikkagi samad reeglid, nagu ma välja tõin, omanikega, selliste eriti puudutatud osapooltega suheldakse personaalselt. Mälestiseks olemise lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister ehk siis kultuuriminister käskkirjaga, aga enne seda tuleb ära kuulata Muinsuskaitse Nõukogu seisukohad. See on siis tegevus, mis toimub vahetult enne seda, kui käskkiri saab oma allkirja. Nii, ja siin
mulle tundub, et olulisem on nüüd välja toodud, ma rõhutan võib-olla seda üle, et me oleme praegu selles etapis, kus nii-öelda see ametlik menetlus ei ole alanud, vaid tegemist on menetluse eelse olukorraga ja seadus paneb paika miinimumnõuded. Ehk et alati võib rohkem teha, rohkem kaasata, informatsiooni jagada ja seda me ka teeme. Aga seadusest tulevad siis need miinimumnõuded, millega tuleb arvestada ja millest vähem teha ei tohi. Et see olekski hästi lühidalt kõik. Ja mina tänan teid kuulamast. Aitäh!